Tere, mina olen Liisa Enda. Alustame tänase Ela hästi saatega. Tuleb välja, et kulturist Ott Kiivikas oskab teha suus sulavaid mega maitsvaid vegan brownisid ja seda retsepti jagab ta täna ka meiega. Kuid esimene teema on palju sügavam ja tõsisem. Nimelt aina rohkem Eesti noori kannatavad bulimia ja anoreksia all. Kuid aina rohkem Eesti noori on sellest tõsisest olukorrast ka välja tulnud. Minu kõrval on Mari Raudvee. Tere, Mari. Tere, Inta. Sina oled nüüd siis läbi teinud nii bulimia kui anoreksia. Kas sa võid öelda, et tänaseks oled siis pääsenud sellest? Ma nüüdseks vist juba võin öelda, jah. Et mul ei ole enam kinnisideid toiduga ega ka mitte kaaluga ja sellega seostuvaga. Ma arvan, et see hakkaski vaikselt minema, kui ma hakkasin taimetoitu sööma. Bulimia oli sulle siis esimene, ma sain aru? Just. Mina olen see, kes tavaliselt inimesed anoreksiast satuvad tihemini bulimia alla, vähemalt haiglas seda räägiti, aga mina olin see, kellel niimoodi läks. Kuidas sa jõudsid bulimiani? Mäletan, ma olin vist alles kolisin üksi elama. Ma olin vist 15, kui ma ei eksi, 16 alles saanud. Tahtsin kaalust alla võtta. Kõigepealt lihtsalt natukene, niimoodi, et nagu natukene, et ei ole vaja 3 krõpsupakki päevas süüa, kui isu on, et aitab ühest küll. Eks mul ole terve elu, et kui ma meenutan, ma ikka sõbrannad üritasin vaata, minu jalad on siomast paksemad ja eks mul oli pikkusega ka see, et ma olin alati ju peaaegu nagu ka sinust, eks ju, pikem teistest inimestest. Ja mul on kontsatana. Et ma olen selline, mul ei ole selline nagu tundsin hästi nagu Shrek inimeste kõrvalt, no otseses mõttes. Nüüd tagasi meeldes ma oleks võinud minna ükskord trenni, ma ei olnud kunagi paks. Minu suurim kaal oli minu pikkuse juures, mis on 178 sentimeetrit pikk, oli vist 62 kilo, mis tegelikult on veel selle normaalkaalu enam-vähem alampiirides. Sellepärast ma sõin siis 1 krõpsupakki rohkem, siis ma hakkasin ennast vaikselt karistama. Mitte ma ei läinud trenni, vaid ma lihtsalt panin näpud kokku. Ja lõpuks oli juba niimoodi, et ta langes 1 peale, siis ma ei julginud mitte midagi süüa. Üks hetk ma avastasin seal, kus ma olin lihtsalt seal, et kõik. Et isegi jogurt, mitte midagi ei tohtinud siis seal. Tähendab see seda, et sul hakkas siis ka paha, kui sa sõid mingisuguseid toite, et sa sõid nagu naudinguga või kuidas see nagu... See oligi nagu, naljakum oli see, et kõik see oligi nagu minu jaoks nauding. Et minu jaoks nagu toit ei olnud elus hoidmiseks enam, vaid ma tean, tihtipeale on inimestel niimoodi, et tulevad koju, päeval söövad nagu normaalselt, hommikusöök, lõunasöök ja õhtu läheb käest ära ja siis läheb natuke rohkem ja näpud purku. Ma ei läinud enam toast välja. Mul jäi kool pooleli, absoluutselt kõik asjad. Ma lihtsalt istusingi toas ja ma alustasin hommikut söömisega. Ma sain samal ajal ka päranduse ja ma sõin maha 15 000 eurot aastaga. See tähendab seda, et sa nautisid nii söömist kui sellest söögist nagu lahti saamist oma kehast? Just. Ei, see ei olnudki see söögist lahti saamine, oli lihtsalt, et ma sõin oma koguseid, kui ma praegu need ette paneksin, ma mõtlen, kuhu see ühele inimesele läheb. See oli ikka 10 pitsat karpide viisis alati, et need olid kindlad toidud ja need pidid alati olema kindlas järjekorras. Et nagu ma teadsin täpselt, mis võib jääda kauemaks, mis ei tule võib-olla nii kergelt suu kaudu välja. See on tohutu süsteem, mis inimesel hakkab peas toimuma sellel hetkel. Kuidas sellest bulimiast kasvas välja anoreksia? Ma saan aru, et need on tegelikult vist omavahel ka seotud tihtipeale. Ja. Kui mul raha hakkas vähemaks jääma, ehk siis nagu ma ütlesin, kõik oli juba enam-vähem maha söödud, mis oli, ma juba laenasin inimeste käest. Toast ma enam ammu välja ei tulnud, siis ma hakkasin otsima asju, mis mind hoiaks eemale. Küll ma muretsesin endale hobuse ja sõpradega lõpuks ma sain aru, et mitte miski ei hoia. Tasi on minu peas. Kas ma elan Eestis, Prantsusmaal, Inglismaal, on mul hobused, koerad, kassid, lambad, lehmad, mind ei hoia seal juures tagasi. Ja siis ma hakkasin sööma odavamaid toite, et ei saanud hoida järjekorda, peab nüüd olema see jogurt ja see šokolaad. Ja siis ma sõin, see oli lihtsalt üks päev, kus ma pidin minema sõbranna juurde öösel. Lisaks mul oli paanikahäired selle kõige, kuna neid tahtisteid oli nii palju, et ma pärast juba värisesin tühja kõhu peale maas, veepuudused, kukkusin mitu korda taha peal selle aja jooksul kokku. See oli üks päev, kui mul ei olnud raha, mäletan täpselt. Ja see oli ikka niimoodi, et olin juba sentidest 1 laksu Selveris ära käinud ja ma sain jahu. Ma sain kilode viisi tavalist jahu ja mulle tehti maoloputus. Kuidas tavalist jahu süüa? Sa segasid seda veega või? Ei, võtad pakki ja lihtsalt ajad endale sisse. Ja see jahu oli ka sinnamaani, et ma sõin täpselt laua taga nii kaua, kui ma olin niimoodi, et ma ei pidanud isegi näppe korku päeva. See käis nagu niimoodi ja asi tuli väljast, ma olin nagu arvatavasti siiamaani täis.
ja see jahu ei tulnud välja. Ta lihtsalt arvatavasti hakkas mul maos paisuma ja kuna ta oli niivõrd palju, siis mul siin maos ta lihtsalt ei tulnud, ma ei saanud teda välja. Ma lihtsalt kiirabisse ja siis mul tehti kiirabi autos sealsamas. Ja see oli siis anoreksia algus, sa arvad? Algus ja siis ta läks niimoodi, et ma sain aru, et mul oli reaalne hirm, kuna mul see kiiks oli ikka olemas ja ma iga hommiku mõtlesin, et ma tõusingi hommikul üle, iga õhtu ma läksin magama, et ma homme enam ei söö nii palju. Ma ei söö enam üle, ma söön nagu, et homsest saab minust normaalne inimene. Ja iga hommik ma tõusin üles, see meeletu toidupohmell, seda ei anda mitte millegagi võrrelda. Mul ei olnud häält, mul nägu oli nagu ampstril. Veepaistetused olid, need olid ikka meeletud, mul 10 kilo oli veest lihtsalt juures, ma ei näinudki korradagi välja nagu alakaaluline. Ma ei julge enam süüa. Ma hakkasin sööki meeletut kartma, et kuna mul lahtist ei olnud, ehk siis ma teadsin, et mu seedimine natuke tuksis. Ma kartsin, et kõik jääb mulle sisse kinni. Siis läks see menüü väga, ma hakkasin natukene võib-olla ka alkoholi kuritarvitama sellel ajal. Ja menüü läks ääretult üksluiseks. Kõigepealt oli mul õhtul salat ja lõuna ajal oli Snickers, mis siiamaani mul nüüd vegan versioonis üks lemmik ma juhtusi. Ja Snickers võis olla ka ainult siis, kui oli hea päev. Aga tavaline jogurt lõpuks oli, ühesõnaga see kõik, kuidas see süsteem läks, oli nii pikk jutt, aga lõpuks ma julgesin süüa tükkideta toitu. Isegi jogurti sees ei tohtinud pisikest maasikatükki olla. Ma olin täiesti kindel, et see maasikatükk jääbki mulle sisse ja mitte kunagi ta elus enam kuskilt kaudu välja ei tule. Või kas saab nagu öelda, et inimesel on sellise olukorra jaoks päästikud? Võib-olla see, et mul ei olnud eriti sõpru või nagu selliseid tuttavaid. Et ma nagu tundsin alati, et mina olen nagu seltskonnas küll, aga mulle meeldib olla, võib-olla ka see, et ma niisuguse kergusega räägin, mulle meeldib olla nagu kuskil üleval punktis, aga mina olin pigem see, kes oli niisugune altvaataja. Ma nagu, ja võib-olla mu peremudel on natuke teistmoodi kui teistel on, et mul ei ole olnud niisugust kindlat isa, ema, õed, vennad, Lasnamäe korteri, mitte et see halb oleks, aga nagu sellist elu. Anoreksia ajal sa olid ju ka haiglas, et sa said jagada oma kogemust teiste anorektikutega. Mis lugusid sa sealt kuulsid? Lihtsalt igal inimesel on omad hirmud, ma sain sealt aru. Kes kardab vett, kes kardab süsivesikuid. Jah, just võib-olla see erinevad hirmud. Ja see, kuidas inimesed ka, et ma lähen koju, siis ma see nädalavahetus ei söö või võib-olla minul oli see olemas ja ma läksin haiglasse ja siis ma teadsin, et mainiti ka seda, et nüüd on kõik, et sa kas lähed või sa lihtsalt sured ära. Ma olin juba sinnamaani viinud, et ma kõlks kukkusin taava peale, et mind põhimõtteliselt taam ei olnud. Ka praegu ma olen veel võib-olla veidi alakaalus, et mul organism alles taastub, aga sellest kõigest, mis ma talle teinud olen, oma niimetatud vajalikud kilod, ma just eile perearstiga naersime, et nüüd ta näeb mu rõõmu, et ta oli ka alguses veganluse peale tohutult kohkunud, aga nüüd me aga imestame, et jälle kilo juures iga kuu. Sa oled öelnud, et siis taimetoit oli see, mis sind väga palju aitas. Miks just taimetoit ja miks sa arvad, et loomne toit ei oleks nagu abiks sul olnud nii palju? Vot mul oli üks hirm, üks väga suur hirm, kui ma tagasi mõtlen. Vist pelgasin liha. Liha? Mis sa arvasid, mis liha siis teeb? Ma ei oska vist öelda, ta tegi mulle väga raske kõhutunde, mida taimetoitega igasugused quinoa-snitslid mulle nagu otseselt ei tee. Mida sa julged praegu süüa? Ennem sa vitsutasid seal kartulisalateid ja asju, et nagu ei saaks ka aru, et sul midagi oleks olnud. Ma julgen süüa kõike, aga leib. Võib-olla leib on see, mida ma poetooteks natukene pelgan. Pastad ja pitsad ja kõik muu pole probleem, aga just leib. Aga samas banaanileib on mu üks lemmiktoit, aga tatraleib. Ma olen nagu endale niisuguse süsteemi välja mõelnud, et juurde poeleiba pole siis vaja. Gluteeni ma ka eriti ei tarbi, aga hommikul ma keedan endale kas putru, söön müslit, puuvilju, võileive, tatrakalette, siis et leiba ma otseselt ei tarbi sinna kõrvale ja üle 2 tunni mul on niisugune tunne, et mul läheb kõht tühjaks. Ma ei söö kunagi kõhtu liiga täist, mul on hästi raske olla ja siis on niisugused toorpatoone tohutult ja lõuna on mul tavaliselt väljas, kuna ma olen ääretult liikuva elustiiliga. Kas sa oled mõelnud, et mida sa oled sellest olukorrast õppinud? Miks oli hea, et sa tegid läbi bulimia, tegid läbi anoreksia, oled täna siin? Ma leidsin oma elu mõtte, et ma tahan õppida toitumisnõustajaks ja toitumisterapeutiks, aga ma arvan, et ma ei oleks praegu see, et võib-olla ma ei teaks nii palju, ei suudaks inimesi mõista. Aitäh sulle, Mari, väga sügava ja vajaliku teema eest. Sportlased peavad välja mõtlema, mismoodi teha toidust oma liitlane. Täna on Ela hästi saates külaliseks armastatud kulturist Ott Kiivikas. Tere, Ott! Tere! Ja me hakkame koos valmistama, mida? Me teeme täna siis vegan maapähkli või šokolaadi brauni.
Võib-olla ütleme nii, et inimesed ka mõtlevad, et mis nüüd siis lahti on, et miks peaks tegema brownit, aga mõtlesin, miks me peaks tegema mingit tavalist, ütleme siis võib-olla lihtsalt nii-öelda kas tervislikku salatit või siis mõnda, miks mitte, ütleme seenest tehtud näiteks ütleme siis kotletti või midagi seesugust, et teeme magustoidu, et näitame, et tegelikult magustoitu annab ka teha natukene tervislikumas võtmes. Ja ma olen korra seda oma elus saanud ja ma pean tunnistama, et kui mulle ei öeldud, mis siia sisse nagu pannakse, siis ega lauas koogitükki lõigates, ega ma aru küll ei saanud, et sealt tegelikult ütleme sellised loomsed päritolu toiduained nagu tegelikult puudusid. Et täiesti nagu tavaline kook, aru saamatagi, et ütleme siin põhikoostisosa on mustad konservoad. Ma mõtlesingi, et see on nii kihvt, et sa võtsid sellise retsepti, kus on oad on põhjaks ja ma arvan, et isegi oled sa lihasööja või taimetoitlane, seda ei arvaks ära tegelikult. See on nii kihvt koostisosa. Ega ei arvaks jah, ja ei tuleks isegi selle peale. Õnneks suur osa siin on sellise suurema valgusisaldusega nagu toiduained, sest ütleme, see keha ehituse puhul on valk on põhiline lihaste taastusmaterjal ja ütleme, valdavas osas ka minu toidulaual on ikkagi sellised valgurikkad toiduained väga tihedalt esindatud ja loomulikult on seal palju tegelikult nagu loomset päritolu, siis ütleme valguallikaid, aga seda huvitavam on seda teha ka puhtalt taimsete valguallikatega, nagu käesoleval pildil näeme. Täna sa võtsid kaasa hernevalgu siia ja ma mõtlesingi su käest küsida, et kui tihti sa oled kasutanud siis nii loomset kui siis ka taimset valku, et kuidas sa seda, kas sa asendad aeg-ajalt või kas on mis su kogemus on? See kombinatsioon tegelikult, miks hernevalk on, eks ta tavaliselt on ikkagi, kas siis ütleme mõeldud üldjuhul on ta inimestele, minu toidulaual teda nüüd igapäevaselt ei ole, seda mõtlen ka, aga ta on alternatiiviks neile, kellel on kas piimavalgu talumatus, kas laktoosi talumatus, piimasuhkru. Minu poole ka toitumis nagu saamiseks pöördub allergeenikuid erinevate asjadega ja siis ausalt öeldes suhteliselt keeruline tegelikult neile tänapäeval võib-olla küll juba lihtsam, aga suures plaanis ikkagi, kui võtta välja kõik loomsed valguallikad, ütlen ausalt, siis hakkad vaatama, mis siis nagu alles jääb, eks ole, et see valik nagu jääb väga hõredaks ja siis ütleme hernevalk, riisivalk, sojavalk, need on ütleme sellised põhilised nagu alternatiivid praegu, mis on. Kuidas sa sportlasena hindad terviktoitu? Et kas sa eelistad näiteks tärklist või kartulit, pektiini või mingit õuna või mustikat, et väga populaarne on see liikumine praegu? Toit peab olema ikkagi tasakaalustatud. Minu toidulaual on esindatud kõik. Kartul tõenäoliselt harvem, aga mitte sel põhjusel, et see kartul kuidagi oleks kehvem toiduaine minu jaoks kui riis või pasta näiteks. Ei, absoluutselt. Lihtsalt kuidagi, ma ei tea, harjumused, ütleme, võib-olla ei viitsi kartulit võib-olla koorid, ütleme nii, et lihtsam valada riis või pasta panna potti või tatart teha, eks ole, ütleme niimoodi, et see on pigem sellest mugavusest tingituna. Tatar väga valgurikas, quinoa väga valgurikas. Ja, ega seal on ka taimsed toitudes on ju valku samamoodi, kaasa hommikul söödavad siis kaeraelbestest, eks ole, et ei, mul ei ole otseselt seda, ikkagi ma söön tasakaalust toitu, kus on esindatud nii teraviljad, kus on esindatud nii köögiviljad, puuviljad ja siis erinevad piimatooted, valguallikad ja muud asjad, liha, kala, kana. Et nüüd on ka võistlushooaeg on hakkamas ja kui me seda saadet teeme võib-olla 4 päeva esimese stardini Kreekas, et siis on võib-olla tõesti mingite toiduainete tarbimine piiratud, eelkõige võib-olla süsivesikute arvelt, see ongi siis võib-olla mõnede teraviljade arvelt, võib-olla leiba seal ei söö nii vabalt kui muul perioodil, aga põhimõtteliselt ei ole välistatud ükski toiduaine tegelikult. Hakkame kokku segama. Retsept on nime lihtne, 40 grammi on siia pandud siis seda hernevalku. Siin on meil 60 grammi siis mandlijahu, 65. Siin on maapähklivõid pandud meil siis samamoodi, ütleme, suurusjärk on meil 115 grammi, küll nüüd nii täpselt, eks ole, siis on üks 240 grammi on siis mustad konservoad, vesi on eemaldatud, 40 grammi mett, 20 grammi kookosõli ja siin on 220 milliliitrit mandlipiima ja kakaod. Ja ühe sellise keskmise suurusega banaani, umbes 100-120 grammi, me paneme sinna juurde, nii et põhimõtteliselt jõudu kokku segamisega. Kas banaan on meil nüüd magustajaks või muna asendajaks? Muna asendajaks ühest küljest ja eks küpsem banaan annab natukene magusus ka kindlasti juurde. Küll seda teeb ka mesi tõenäoliselt, aga vaatame, mis siit kokku tuleb. Aga alustame kokku segamist ja ma arvangi, et paneme need oad võib-olla kõige aluseks, et oleks üldse mingisugune
aga kas me peame need alguses tegema kuidagi pehmeks ka või ei pea? Nad on konservis juba tegelikult olnud. Vesi Et on piisab eemaldatud, et tampimiseks. tegelikult ongi see, et me laseme nad blenderis niikuinii puruks. Et sisuliselt nad täidavad ka mõnesti nii-öelda sellise täite või jahu nagu rolli. Aga vahe ongi nüüd selles, et oad teadupärast on hästi valgurikkad ja nii siit tuleb valku, siit tuleb suures koguses valku, isegi maapähkli võis on suhteliselt palju valku, et noh, vähem siis nii-öelda piimades erinevates, aga suhteliselt mõte on just see, et anda nagu seda lihase taastusehitusmaterjali nagu siia ka koogi sisse, siis võib-olla proportsioonis siis suhkru ja siis ütleme mingi tavalise jahuga võrreldes nagu rohkem just sellist nii-öelda kasulikku materjali ka minusugune. Mis me siia peale paneme, kohe piima või? Mõtleme nüüd, vaatamegi, mis siia võiks minna. Ma arvan, et võib-olla me paneme siia, prooviksime panna midagi nendest kuivematest asjadest, siis vahepeal paneme natukene segamiseks piima või midagi juurde, et prooviksime, kui sa tahad mind aidata, siis sa võid mind ka aidata. Näed, siit saad sa vajadusel selle, me paneme siit vaatame. Mandlijahu on üks mu lemmik, mulle meeldib sellega teha mandlijahu ja vahtrisiirup kokku annavad martsipani. Olen lastega teinud. On jah? No, vaatame, segame need sellised naljakad karvased pallikesed. Need on nagu rosinad. Need muutuvad jah nagu rosinad, eks. Nii, võin seda sulle natuke raputada. Pane natukene seda, siis ma vaatan, me võiks panna võib-olla natukene siit isegi seda õli siia sisse, et ta annaks natukene see asi väga kleepuvaks läheks. Ma proovin lihtsalt täiesti mingisugust vabalt loogit kasutada, need ei pea absoluutselt olema samas järjekorras. Ma arvan, et kui me oleks visanud need lihtsalt ka siia üksteise selga, siis tuleks juba siit ka nagu päris... Võib-olla pane natuke kakaot sulle ka. Jaa, vaatame, ma pane läheb pruunikaks. natukene kakaot ka. Tuge toredasti me saame mängida nende kootisosadega. Jaa, ma panen tilga piima, et see asi kole paksuks ei lähe. Kas ta on nagu surusõs nagu hernejahu siis või? Noh, ta ongi tegelikkuses hernes, purustatud hernes põhimõtteliselt. Hernes on samamoodi, miks ta on hernevalk, sama hästi me võiks teha oa valgu teha, sest meil on ju tegelikult, mõte ongi, et hernestis on praktiliselt sama suur valgu osa, mis on ubades nagu circa seal 17–20% kuivaines on valku nagu, et sõltuvalt siis liigist ja sõltuvalt sellest. Nii, me paneme võib-olla siia juurde maapähklivõid. Maapähklivõid. See on üks mu lemmikutest. Jaa, ma kasutan kusjuures iga päev, et kuhu ma seda panen üldjuhul. Hommikul pudru sisse. Pudru sisse? Kaerahelbepudru sisse? Kaerahelbepudru, ma võtan need täistera suured kaerahelbed. Ja kui sa paned sinna, sa keedad need ära, ma panen sinna tavaliselt sisse selliseid kas jumborosinaid või kuldseid rosinaid või selliseid suuri. Siis veega keedan, siis panen rosinad ja siis panen, kui see on juba nagu enam-enam ära keenud lõpus, panen sinna sisse, ütleme siis seda maapähklivõid, ütleme ühe sellise supilusika täie. Ja saad sellise kreemise pähklipudru. Ja ta tuleb selline kreemine, selline kaerahelbe mõnus puder, jah, mis meenutab isegi nagu halvaad, ütleme siis tegelikkuses, et tuleb hästi hea maitsega, et ma soovitan koduski inimestele proovida. Kui hea retsept, ma olen päris kindel, et lastele on seda ka väga ja lastele, lapsed söövad väga hea meelega seda putru ja teine sinna peale ma panen siis pudru kaunistuseks natuke jogurtit ja lõikan puuviljad, natukene kaneeli raputad, õige pisut mandlilaaste näiteks, seal on fantaasiat, mida iganes saab peale panna. No ongi, aga üldjuhul need hommikused, kui ma teen, ütleme ka kaasale, kes varem pudrusööja üldse ei olnud, ütlen ausalt, siis noh, potid-pannid süüakse tühjaks, nii et nii, aga paneme siis seda paneme kakao ära või? Jaa, paneme kakao ära ja paneme siis selle piimaga ära, sest see mass läheb piisavalt juba paksuks, et paneme natukene metsadeks, annab siia natukese võib-olla seda vedelikku juurde ja banaani tõenäoliselt ei hakkagi siia sisse panema, banaani paneme kohe sinna blendrisse. Paneme. See näeb nii hea välja juba, see on täitsa siuke šokolaadikreemi moodi. Jah, ongi. Aga nüüd on põhiline see, et peaasi, et me saaks need oad lihtsalt puruks siin. Praegu on selline šokolaadi pähklikreem, mulle väga meeldib. No võt, kui sa ütled ja ma näpuga enne matsisin ka. See teeb peeneks küll. Mul on niisugune pannkoogi tegija, ma teen niisugused valgurikkad pannkooki iga pühapäeva hommikul. See on küll niisugune rutiin, mida ma teen. Ja ütlen ausalt, tasub vaadata mu Instagrami kontot, et seal on nagu hästi palju niisuguseid, kuidas nüüd öelda, pannkoogi retsepte või? Pannkoogi, jah, mu nii-öelda kunstiteosed on väljas, et kui Ott sisse panna Instagrami, siis on nagu saate, ma arvan, seal koduseks ideeks, et seal ei ole ühelgi, ütleme, kokal ka häbi vaadata, ütleme, mis seal on, et seal on päris ilusad materjalid. Nii kihte pannkoogi meister. Mulle meeldib nagu teha, et ma tõusin varem üles, ma iga pühapäev teen kaasale
enda elukaaslase teen siis pannkooke ja siis see on ikka selline protsess, et ma teen seal mingisugune 1,5 tundi. Kuidas sa muidu sellesse valgesse suhkrusse suhtud, et kas sa täitsa väldid seda või juhtub Kuidas vahel? öelda, ega ma ei mäleta küll, ma pean tunnistama, kunas ma viimase suhkrukilo koju ostsin, et ütleme, et kui minusuguseid vendi rohkem oleks, no ma ei tea, suhkrubusinessiga tegeleda vist ei maksaks väga. aga mul puudub nagu vajadus, et ma nagu, kuidas öelda, ma joon teed, kohvi, kõike ma joon ilma. Noh, ma jah, ütlen, et kui nüüd tahta väga hästi süüa teha, siis söögi puhul nagu oleks hea lihtsalt näppu otsaga vahest panna suhkrust ja tõenäoliselt selline suhkrutoos meil kodus nagu olemas ka on. Aga sul on siis roosuhkur pigem või mingi suhkur parem variant? Vaata, naljakas, et arvatakse ka tihti, et nii kui ta on, ütleme, ka pruun suhkur, et siis ta on oluliselt kasulikum. Tõesti, seal natukene on rohkem mineraalainet sees kui valges suhkrus. Aga ütleme nii, et oma olemuselt ei ole see vahe nagu nii suur võib-olla, kui inimesed tihti nagu arvavad. Nii, et proovin nüüd. Läks veel magusamaks või? No banaani tõenäoliselt andis sinna juurde ka. Ja tegelikult nüüd on niisugune mõnus ühtne konsistents, et mingid tükke ega teri siin sees ei ole. Kas ta võiks isegi kreemina kasutada kuskil? Jah, põhimõtteliselt küll. 20-25 minutit 200 kraadi juures läheb see nüüd ahju. Ja siis vaatame, mis siit välja tuleb. Siis saame maitsta. Proovime kooki. Jaa, vaatame, pealt on ta krõbedam, seest on ta veel praegu natukene pehmem. Aga ta on ka meil, ütleme ausalt, ta on alles ahjust tulnud ja soe. Tegelikult 10 tundi peaks ta seisma külmikus ja sealt ta hangub niimoodi ära, et praegu on selline tunne, et ta on natukene nagu pehme või isegi toores seest. Tegelikkuses ütleme nii, et see õige konsistents saabub peale seda, kui hoitakse, aga lihtsalt ütleme nii, et siis me peaks homme tulema uuele võttele, et teile siis anda siis uuesti näidata, kuidas see kook täiuslik on. No praegu on 0,5 tundi 200 kraadi juures olnud ta ahjus. Iga kook, kui ta välja tuleb, on ta pehme. Mul on siin natukene tegelikult juba seisnud ja siin on ikka niisugune mõnus tugev konsistents, et see apelsin vist sobib siia päris hästi, mul on tunne. See apelsin sobib ja tegelikult paljustagi klassikaline brownie ka sinna juurde käib kas vaniljajäätis või midagi seesugust, et siin on ka hea võimalus tegelikult igal ühel endal juurde mõelda, kas ta tahab hapukamat siia juurde, ta ei ole kusjuures väga magus, ta on pigem natukene kakao annab siia pidevim nagu proovi apelsiniga, täitsa see apelsin tuli siia sellepärast, et me lihtsalt mõtlesime, et ta võiks siia sobida, aga päriselt sobib ka väga hästi. Šokolaaditükke võib-olla selliseid väikseid pärlikesi. Ma paneksin siia juurde, et oleks seda šokolaadi sellist katet, aga... Või vanilje mingi kreem oleks ka siia hea mõelda. Või vaniljakreem, jah. Aga mis on kihvt on see, et meil on niisugune baasretsept siin tehtud ja siia peale saab siis hakata ehitama kõike põnevaid võimalusi. Aga huvitav on jah, kui küsida keegi või pakkuda, et siin on nagu ube kasutatud, ütleme ausalt, ei saa aru küll. Üldse ei saa aru. Isegi banaani, me panime ühe banaani, ma ei tunne banaani. Mida ma tunnen on selline, ma tunnen šokolaadi ja maapähkli võid. Ka makrotoitainete sisaldus, rohkem valke, vähem suhkruid on siin sees esindatud, nii et ja rasvades siis tegelikult ju ka pähklid ja kookosõli, mis nagu selgelt, ütleme nii, teevad silmad ette, ütleme taluvõile piltlikult öeldes. Nii et selline hea ja lihtne teha ka, kui vaadata, et ütleme see ainukene ootamise aeg on tegelikkuses see, mis ta ahjus on ja kui nüüd tahta, ütleme siis teha niimoodi, et ta oleks ideaalis, siis tegelikult te teete päev enne valmis, enne kui külalised tulevad nagu. Ja siis ta on külmikus teil ja lauale panna. Aga kokku segamine oli küll ja põhimõtteliselt asjad blendrisse ja kogu lugu nagu, et ma ei tea, kergemini vist ei annagi mingit asja nagu teha. Ülilihtne, mõnus pühapäevane brownie. Kas see on siis su esimene taimne kook, mis sa oled teinud või? Kui nüüd vaadata koostisosi, siis jah, et kui kõik taimsed koostisosad, ma arvan küll jah, et see oli esimene kook.
kus ei ole isegi, ütleme, muna kasutatud, noh, mida ju tegelikult isegi, kui sa ei pane sinna midagi muud juurde, siis noh, muna ei muuda, ütleme, rikub nii-öelda selle taimetoidu nii-öelda selle pildi ära, et see oli tõesti ja kusjuures ma ütlen, et ega absoluutselt maitsest küll ei saa aru, et see erineks nüüd sellest, kui oleks siin kasutatud mõnda loomse komponenti nagu sees. Tulemus on imemaitsev. Ela hästi saate retsepte näete Facebookist Ela hästi TTV. Meie ütleme teile head isu ja ela hästi. Järgmine saade on eetris uuesti nädala pärast. Kõike head!